Eesti jalgpallikoondis alustas uut, palju segadust tekitanud rahvuste liigat 2-0-1 kaotusega, kui alistuti Lilleküla staadionil Kreekale ning Helsingis põhjanaabrile Soomele. Küsisime Eesti koondise kunagiselt abitreenerilt, praegu Eesti Jalgpalliliidus tehnilise direktorina töötavalt Janno Kivisillalt, mida uus formaat Eesti jalgpallile kaasa toob ning kas uus turniir tuleb meile pigem kasuks või kahjuks. Keeruline formaat vähendab sõpruskohtumiste arvu, kuid loob rohkem võitluslikke lahinguid, mis kutsub publikut staadionile tulema mängu vaatama. Tundub, et UEFA on teinud väärt muudatuse. Suurim erinevus meie jaoks tähendab praegusel hetkel ikkagi siis seda, nagu sa ka mainisid, et ei ole enam selliseid tavapäraseid sõpruskohtumisi, kus siis lihtsalt jalgpalli mängitakse jalgpalli ilu ja rõõmu pärast, vaid et igal mängul on vahel punktid ja mäng käib alati siis millegi peale. FIFA edetabeli alusel on Eesti oma alagrupi nõrgim, kuid Kivisild on optimistlik, sest mängud tugevamatega muudavad meidki tugevamaks ning võimaldavad luua tulevikuks tugevat baasi, et veelgi võimsamate jalgpalliriikidega väärikalt rinda pista. Kõik need mängud on sellised meie jaoks suur väljakutse. Nad on vastased, kelle vastu õnnestumiseks on vaja ja edu saavutamiseks on vaja iseennast ületada, et tõesti mängida oma parimat jalgpalli, oma parimat ja resultatiivsemat jalgpalli. Meil ei ole kahjuks see praegusel hetkel õnnestunud, aga ütleme, see stardiplatvorm selleks, et nend tasavägiseid mänge saada ja nende läbi ütleme siis õppida ja tugevamaks muutuda ja ühel hetkel võib-olla ka siis see võitude saldo enda kasuks pöörama hakata, et eeldused selleks on kõik loodud. Uurisime ühelt Eesti koondise fännilt, mis muljed on temal rahvuste liigaga. Tundub, et fännid tervitavad uut formaati avasüli, sest põnevaid kohtumisi, kus pingutamiseks on põhjust, on juurde tulnud. Samuti mis me nägime siin Kreeka-Eesti kodumängust viimati, et ka publikut tuleb rohkem kui tavalisse sõprusmängu vaatama. Et seda võetakse just kui nagu kvalifikatsioonimänguna ja võetakse palju tõsisemalt, et ei ole lihtsalt nii-öelda poolkõva sõprusmäng, vaid võetaksegi seda kui pääsu siis antud ju Leem turniirile. 2-0-1 kaotust on jätnud Eesti koondise tabeli viimaseks. Mis on koondisel puudu ning miks on meil pärast 2 mänguvooru tabelis 0 punkti? Et kui ikka mehed klubides ei löö väravaid, siis ei ole ka väga loota, et nad koondises midagi teeksid. Viimasest 6 Eesti koondise mängust 4 puhul oleme lasknud vastastel lüüa värava enne 15. mänguminutit, mis näitab, et ei tea, kes riietusruumist just tullakse kõige parema tundega välja. Võib-olla meil on just puudu see liidritüüp. Nagu näha, siis rahvuste liiga teke näib Eesti jalgpallile pikas perspektiivis kasulik olevat. Pingelised ja rasked kohtumised annavad meile võimaluse saada tugevamaks ning oma vigadest õppida. Samuti toovad võidu peale mängitavad matšid kohale rohkem publikut, mis omakorda elavdab ka huvi koondise jalgpalli vastu. Järgmine rahvuste liiga mäng on 12. oktoobril kell 21.45 Lilleküla staadionil, kui võõrustatakse alagrupi liidrit Põhjanaabrit Soomet.